Nägin mina jälle ühte meemi ja mõtlesin, et ma pean sellest rääkima. See meem oli, seal oli kirjas, et kui sa vanemana valid oma uue suhte üle oma lapse, siis sa oled ikka eriti dipshit selles mõttes, vabandust väljenduse eest. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kurat jaa, nagu päriselt. Mis põhjusel peaks olema see uus suhe, mis sinu ellu tekib, tähtsam kui sinu lapsed? Selles mõttes, et tegelikult seal ei tohiks isegi mitte küsimust olla. Kui su lapsed ei klapi sinu selle kavaleriga, pruudiga, mis iganes on ju, siis ilma igasuguse seal ei tohiks olla isegi mitte seda varianti, et see uus inimene sinu elus ei kao. Kuidas see saab üldse mingisugune valikuvõimalus olla? Et see nagu ei ole loogiline. See nagu päriselt või? Ma lihtsalt ise tean nii palju neid selliseid olukordasid, kus tekivadki reaalselt sellised situatsioonid, kus see uus kavaler, vahet ei ole, ma ei leia sinna mingisugust muud sõna, ma ütlen kavaler, aga ma mõtlen nii neid boyfriend'e kui neid girlfriend'e, mis tekivad, on ju. Et kui tekib see uus kavaler ja tekivad mingid olukorrad, et midagi on valesti. Selles mõttes, et ma saan aru, lapsed jonnivad nende uutega, on ju. Hakkavad seal üritama närvidega mängida, muutuvad armukadedaks, kõik sellised asjad. See on normaalne. Teatud määral. Aga selles mõttes see on normaalne. Aga see, kui sellel uuel kavaleril tekivad probleemid sinu lastega, see peaks olema nagu üks punane lipukene tegelikult. Ma tean, et meeletult palju on foorumites selliseid teemasid. Ma mingisuguseid grupikesi jälgin. Tähendab otseselt tegelikult ei jälgi ka. Nad lihtsalt satuvad mulle sinna sellesse feed'i teinekord, on ju. Ja siis ma vahel, kui tundub mingisugune huvitavam teema, ma lasen siis pilgu üle. Ja meeletult palju on sellised asju, et issand jumal, minu, ma ei tea, kavaler siis ei saa mu lastega läbi. Ta karistab neid liiga palju, ta suhtub nendesse halvasti, nad nagu üldse ei klapi, ta kuidagi nagu... Ja siis tuleb sinna lõppu küsimus, et mida ma küll tegema pean? Ja siis mina hoian 2 käega peast kinni, ma ei loegi enam edasi. Seepärast, et nagu, kuidas sa saad üldse küsida, mida sa tegema pead? Ilmselgelt minema jalutama. Ilmselgelt. Mis küsimus seal veel olla saab? Nagu mis asja? Kui sulle tundub, et sinu uus kavaler, sinu uus partner, sinu, ma ei tea, tulevane abikaasa, kellega sa juba mõttes oled 150 korda ära abiellunud, on ju, kui ta suhtub sinu lastesse halvasti. Kas su lapsed tähendavad sulle tõepoolest nii vähe, et sa ignoreerid seda fakti või? Kas sa tõepoolest ütled oma lastele, et saage hakkama, ma elan temaga koos? Nagu mida? Päriselt mida? Nagu vau, päriselt, lihtsalt päriselt. Täiesti mõistuse vastane minu jaoks. Ma nagu ei tea, ausõnana. Selles mõttes, et usu mind, lapsel ei ole vaja seda, et sul on kõrval keegi. Lapsel on vaja seda, et sa oleksid õnnelik. Ja usu mind, sinu õnnelik olemine ei sõltu sellest, et sul on ükskõik kes sinu kõrval. Sa oled nagu see on nii vale, kui sa niimoodi seda asja võtad. See on nii vale, see on nii vale lihtsalt. Vau.
mul endal kusjuures on olnud ka niisugune huvitav olukord, et oli mul mingisugune partner siin mingi moment, mingi kavaler, me ei elanud koos. Aga mingil momendil ma seadsin nagu küsimuse alla selle, et tegelikult võiks nagu, me oleme juba siin olnud koos aastat mitu, on ju, et äkki peaks nagu, me pole mitte kunagi rääkinud sellest, et aga äkki võtaks selle teema üles, et mis tulevikus saab, mis edasi saab. Et äkki, noh, ma ei tea, kuidas sa seda ette näed, et koliks kokku äkki mingi moment või noh, midagi sellist, on ju. Normaalsed tuleviku perspektiivid ikka võiks arutada siis, kui juba mitmed aastad on koos oldud ja noh, on nagu jäänud mulje, et see nagu võiks jäädagi siis niimoodi, on ju, sellepärast, et me ei lähe ju kellegagi ometi kokku selle eesmärgiga, et niikuinii 2 aasta pärast lähme lahku. Võiks nagu mitte nii. Ilmselgelt meil tekivad ootused ja lootused ja noh. Ja siis tema ütles mulle selle peale külmalt, tuimalt, et tema ei koli minuga kokku enne, kui minu lapsed on välja kolinud. Minu reaktsioon seal juures oli nagu selline, et mida sa just ütlesid? Kuidas sa julged? Nagu, what the fuck did you just say, on ju? Mul on mingi meeletu multika versioon praegu silmade ees lihtsalt, kuidas see nagu mu reaktsioon tegelikult välja nägi. Või noh, minu peas, kuidas see välja nägi ja kuidas ma niimoodi vihastasin. Ma olin nagu täiega pissed off. Kuidas sa julged mulle nii öelda? Kuidas sa julged mulle nii öelda, kui mu lapsed olid siis veel tugevalt alaealised? See ei olnud veel nähagi, et me üleüldse kuskilt keegi välja kolib. Ja üleüldse. Ma mitte kunagi ei tahagi selles mõttes, et mu lapsed nagu kolivad välja. Ma saan aru, see kõik käib elu juurde, muidugi nad kolivad lõpukokkuvõttes ikkagi välja oma elu peale, blablabla, on ju, no see käibki nii. Normaalne, ma saan sellest aru. Küll aga. Minu juures on neil alati koht olemas selles mõttes. Mitte kunagi ei saa see olema niimoodi, et mul on minu kodu, lastel on oma kodud ja kõik, et neil ei ole mitte kunagi kuskile tagasi tulla. Jah, tal võib olla see oma kodu. Aga kodu võiks ikkagi minu juures olla. Selles mõttes, et see on see punkt, see on see tugipunkt lihtsalt. Et nagu, telefoni mälu on täis. Ei tea, kas peaks videosid kustutama vahepeal või? Jäiks. Aga ühesõnaga, ma panen sul südamele päriselt sellise asja nagu, et kui tekib mingi olukord, et su uus partner ei klapi su lastega ja ei ole näha ka, et ta nagu hakkabki seda tegema. Kui seal on mingid meeletud vastuseisud, on ju. Astu minema. Kõige suurem viga, mida sa teha saad, on valida see uus partner üle oma laste. Saad aru? Üks on kaduv nähtus. Ja ma pidingi vahepeal lihtsalt telefoni mälu puhastama, sellepärast, et mu telefoni mälu oli täis. Nagu... Okei. Nii, ühesõnaga. Kuulasin üle selle, mida ma just enne siin rääkisin ja mul tuli üks flashback minu lapsepõlvest, kus emal oli tekkinud mingisugune mees, kes nagu siis koliski meile, on ju, ja nii ja naa. Ja suhteliselt pikalt nad olid koos, jõudsid juba abielluda ja värki, on ju, siis juhtusid mingid asjad. Täpselt ma ei tea, mis asjad. Küll aga ma tean seda, et ma sain ise ühe korra vastu lahtise käega niimoodi plats. Et ma ei tea, mis seal veel oli. Seda intsidenti ma muidugi ei räägi mitte kunagi mitte kellegile, see praegu on siin esimest korda, kui ma seda üleüldse kuskil niimoodi välja ütlen. Eks ju? Aga jah, tekkisid mingisugused intsidendid, on ju, ja mindi lahku. Ja ma mäletan seda, et meile ei meeldinud. Minule siis, mul on veel õde venda, ütleme nii siis.
ja meile ei meeldinud see mees. Venna eest ma muidugi räägin. Ja siis mingil sekundil järsku, tähendab selle mehe meile tulek oli juba üldse selline, et meile lihtsalt umbes esitleti fakt, tüüp kolis sisse ja nii oligi. Nagu mida? Mis asja? Noh, ma ei tea, mul. Ja siis, kui see lahkuminek ära oli, siis ühel momendil järsku. Ema tuli meie juurde ja ütles, et nüüd on nii. Ta tuleb tagasi. Ma mäletan seda, et meil oli meeletu vastuseis. Meeletu. Me ütlesime ka, et ei, miks? Ei. Ilmselgelt seda ei võetud arvesse, sellepärast, et see vend kolis tagasi. Vahva. Ja ega see hästi ei mõjunud selles mõttes. Ma ausõna ei tea, mis seal vahepeal toimus. Ma võib-olla lihtsalt ei mäleta, mis iganes. Aga midagi seal sellist pidi toimuma, et see vend ei meeldinud üldse mulle. No ma räägin selles mõttes enda isikliku seisukohast ikkagi nüüd täna. Ja midagi oli, ma ei tea. Võib-olla see bitch läppis ma ta käest sain. Ma ei tea. Muidugi, eks ma ise natukene võib-olla seal tegin tal elu raskeks ka, et vingusin ja virisesin ja nõudsin igasuguseid asju. Ja siis mingil sekundil, kui ei, tegelikult ta oli ikka karm. Aga mingid flashbackid ikkagi käivad ja ta oli ikka karm. Ta ikka käskis ja kamandas ja nagu kuidagi vastikult. Ühesõnaga, see oleks pidanud olema minu ema jaoks ka siis. See indikaator, et mitte teda tagasi võtta siis. Enne ma siin, kui hakkasin rääkima, siis ma ütlesin, et kui ikka tulevad vastuseisud on nii ja naa, et siis on ikka ilmselge nagu see, et tuleb ära jalutada. Aga samas jälle siin vahepeal, kui ma kustutasin oma neid vanu videosid eest ära, siis ma hakkasin mõtlema, et aga tegelikult ei ole üldse vaja oodata neid raskeid vastuseise ju ära. Selles mõttes, et kui keegi, keda sa tutvustad oma lastele, esitled oma lastele, ja nad ei sobi. Okei, võib-olla esimene kord ei sobinud, mis iganes. Jäta meelde see ikkagi. Kui teine kord ei sobi, kui kolmas kord ei sobi, siis ükskõik kui suur sinu armastus on, ükskõik kui kuradi armud sina oled, kui su lastele see inimene ei sobi, siis sa peaksid selle inimese maha jätma. Sest see on nüüd see koht, kus sa ei tohi valida iseenda roosasid prille üle selle, mis su lastega toimub. Nagu nii palju võiks mõistus peas olla selles mõttes. Kui sa oled juba valinud omale lapsed saada, siis sa pead vastutama ka selle eest, et sa ei saa teha ükskõik mida. Sa lihtsalt ei saa seda lubada. Jah, ja nii ongi. Jah, see on jubedalt öeldud. Ma olen ka päris mitu inimest sellepärast nagu pekki saatnud omadega, et nad lihtsalt ei klappinud mu lastega. Seal oli küsimustki. Seal ei ole küsimustki. See klappi mu lastega väga hea, uks on seal. Kõik, sorry. See ei käi nii. Kui sa ei ole nõus mu lastega läbi saama, sa ei ole nõus üritamagi mu lastega läbi saada, vaata. Kui sa suhtud nendesse halvasti. Adjöö. Ilma igasuguse, seal ei ole mitte midagi seletada. Selles mõttes, et kui sina selle uue kavalerina oled võtnud vastu selle otsuse, et sa võtad endale, et see inimene meeldib sulle, armud ära, kõik jutud on ju, planeerid juba temaga, mis iganes endale ette kujutad on ju, ja tal on lapsed. Mitte mingi moega. Ära tule endale ette kujutama. Nagu minu see kavaler oli, kes ütles mulle, et tema minuga kokku koli enne, kui minu lapsed on välja kolinud. Ta viskas mulle mingi moment sellise lause ka, et
kui ma küsisin ta käest, et nagu mis värk sellega on, et sa alati kutsud mind igale poole, et meie teeme asju koos, vaata, aga võtaks lapsed ka kaasa. Selles mõttes, et tal endal oli ka laps tegelikult. Et võtaks nagu minu omad ka siis kaasa. Ja siis ta ütles mulle niimoodi, et ma olen sinuga koos, mitte su lastega. Umbes, mis nemad siia puutuvad. Nagu mida? See esimene lause, ma olen sinuga koos, mitte su lastega, on ju. Selle ma kuidagi tõesti suutsin ise ka niimoodi, et see jäi mulle küll pähe. Aga ta ma kuidagi ei klikkinud ära seda. Praegu nüüd tänaste teadmiste juures, jumal küll, kui keegi sellise lause mulle nagu ütleb, võta lonksu kohvi selle peale. Et nagu, ma enne olen üksi, aga ma ei kavatse niimoodi teha, et ma valin kellegi, kes näeb ainult mind. Aga ignoreerib seda fakti, et ma ei ole üksi. See on jumala huvitav kusjuures. Nagu, kas tõesti inimestel on nii suur ja nii pime ja nii egoistlik vajadus olla kellegagi koos, et sa lihtsalt võtad kätte ja võtad selle inimese, kes sinu lastega tegelikult ei sobi ja üritad kangesti panna neid omavahel sobima. Ei, su lapsed ei pea hakkama temaga läbi saama. Nad ei ole kohustatud selleks. Miks? See inimene, kes teie ellu tuleb, see inimene, kes teie juurde tuleb, kes sinu juurde tuleb, tema on see, kes peab hakkama nendele lastele meeldima. Tema peab tegema kõik endast oleneva, et võita nende laste usaldus. Tema peab tegema kõik endast oleneva, et mitte sinusse ainult hästi suhtuda, vaid nendesse lastesse, kes sinuga on. Nii käib see asi. Kui sina, tulevane kellegi partner siis, leiadki endale siis kellegi, kellel on lapsed, siis ära mitte gramm ka mõtle selle peale, et see naine või mees on tähtsam kui need lapsed. Ei ole. Kui sa kavatsed ühele lapse vanemale naha alla hakata pugema, siis sa pead enne olema väga kindel, et sa nendele lastele oled naha alla pugenud. Sa ei pea võitma selle vanema usaldust. Tähtsam on saada need lapsed. Ja sa saad aru väga hästi, mida ma siin praegu mõtlen, sa ei pea hakkama selle kallal siin norima, kuidas ma seda sõnastan. Mitte ükski armastus ei ole mitte kunagi tähtsam kui su lapsed. Üks on armastus iseenda vastu. Selles mõttes. Ja ma tean, kuidas siin annaks selle teemaga norida, ma hakkasin praegu mõtlema. Et ikka päris nii ei käi ja blä ja kõik see nagu vaimsus ja kõik, mis iganes ja juurde võiks veel toppida, on ju. Aga tegelikult fakt jääb faktiks. Kui uus inimene ei klapi sinu lastega, siis seal ei ole mitte mingisugust muud teemat, kui ainult lahku minna. Mitte mingisugust. Sa ei pea panema, kuidas see üldse saaks variant olla, et sa paned oma lapsed läbi elama mingisugust asja, mis nagu üldse ei sobi neile. Lihtsalt sellepärast, et sina tunned, et sa oled seal õnnelik. Kuidas sa suudad üldse mõelda selle peale, et sa oled õnnelik, siis kui lapsed on õnnetud seal kõrval? See ei tohiks kokku nagu sobida kuidagi moodi. Ei tohiks. Meil on nii palju suhteid täna, kus ongi see teema, et nagu, tänapäeva norm on juba see, kui minnakse lahku, on ju. Väga vähesed lapsed kasvavad niimoodi üles, et neil on nagu mõlemad vanemad olemas. Norm tänapäeval on see, et ikkagi minnakse lahku. Kas siis, ühesõnaga minnakse lahku. Ja siis tekib ühele vanematest uus kavaler, uus partner kõrvale. Ja siis hoolimata sellest,
et see uus partner ei sobi su lapsele. Pressitakse ikkagi koos olla. Palun seletage mulle ära, miks? Nagu miks? Üle mõistuse. Ja siis kirjutatakse igale poole gruppidesse, et appi meil on probleem, mida ma küll tegema pean, kuidas ma saan midagi parandada. Sina ei peagi saama midagi parandada. See on selle uue partneri asi. Tema tuleb teie juurde elama. Tema ei sobi sinu lastega. Sina ju sobid oma lastega. Sa ei taha oma lastega kellegi teise pärast riidu minna. Miks sa pead rikkuma enda suhted oma lastega ära sellepärast, et te kaklete sellepärast, et sina tahad selle vennaga koos olla? Siis sa oled ju nii armunud. Jumal. Jah, ma tean, et see läheb jälle korrale kutsumiseks siin. Ja julmaks. Aga ma isegi mitte ei leia, et ma peaksin seda asja lehe pealt rääkima. Mul on nii palju selliseid nagu... See on nii tobe lihtsalt. Ma olen oma tutvusringkonnas ka nagu näinud sellist asja. Tuleb mingisugune uus partner on ju kuskilt otsast, juba kolitakse kokku, juba on mingisugused ühised asjad on ju. Ja absoluutselt ignoreeritakse seda, et tegelikult see uus partner suhtub sinu lastesse halvasti. Ta hakkab neid ümber kasvatama ja oma reeglitele nagu allutama ja mida kõike veel. Mina olen nagu enamus ajast üritanud kogu aeg selgeks teha seda fakti. Sina tuled meie juurde. Meie oleme harjunud oma reeglitega. Sina tuled juurde, sina harjud ära meie reeglitega. Ei ole teistpidi. Sa kas kohaned või kaod. Sul ei ole mitte mingit muud varianti. Ma ei hakka oma lapsi ümber kasvatama selle pärast või ümber harjutama mingisuguste nendele harjumuspäraste asjadega lihtsalt selle pärast, et üks uus vend tuleb ja talle järsku ei sobi midagi. Sorry. Kui ei sobi, siis no millest me räägime veel? Jah, ja nii isekas ma olengi. Võib tõesti tunduda, et natukene too much. Samas, kas ikka on? Ma ei arva nii. Päriselt ka ma ei arva nii. Mitte keegi ei tohiks tulla nagu rikkuma ära iseenda ideoloogiate ja iseenda mingisuguste ettekujutustega seda, millega lapsed on eluaeg harjunud. Saad aru? Uus inimene tuleb juurde. Tema asi on kohaneda sinu kodureeglitega. Mitte vastupidi. Laste harjumuspärane keskkond ei pea kannatama selle all, kui keegi tahab sinna juurde tulla. Tema tahab juurde tulla. See on tema vastutus ja tema kohustus arvestada asjaoludega. Ta ei tohiks endale mitte kuskilt otsast hakata ette kujutama seda, et tema tuleb ja keerab kõik pea peale, et tema järsku teab paremini, kuidas sinu lapsi kasvatada. Tema järsku teab paremini, kuidas rutiinid välja võiks näha. Tema järsku teab paremini. Kõige ägedam on veel see, et enamus ajast, kui niimoodi juurde tullakse, sellel uuel inimesel endal ei olegi lapsi. Ja sa lased ennast õpetada. Sina, kes tead oma last juba mitu aastat? Tuleb tema, keda sa tead võib-olla mõned kuud, kes sinu lapsi võib-olla näeb alles mingit 2-3 korda ja tema järsku teab paremini, mis su lastele vaja on või? Ma ei arva nii. Kuidas sa üldse saad, nagu kuidas sina saad sihukest asja üldse arvama hakata ja kuidas sa saad lubama sihukest asja hakata? Täiesti mõistuse vastane minu jaoks. Kui sulle midagi ei sobi, mis see uus partner teeb, ütle, kommunikeeri, sul on igasugune õigus nii teha. Ja sul on kohustus oma laste ees niimoodi teha. Elate pool aastat koos. Ilmnevad mingisugused asjaolud. Tema järsku tahab mingid reeglid kuskilt muutma hakata. Sulle see ei sobi, su lastele see ei sobi, tunned, et mingid pinged tulevad õhku, võta see teema üles, kule. Nagu mida sa nüüd üritad siin teha? Ma saan aru, et sa oled siin juba olnud mõne aja, aga meil oli jutt ju. Meil oli ju arusaam sellest. Meil oli kokkulepe. Me rääkisime sellest. Ja ma nüüd tahan midagi muutma hakata. Sa pead ikka minuga ka arvestama.
no tead, mingid asjad ei ole sellised, mis kuuluvad nüüd järsku ümber arvestamisele. Ma arvestangi sinuga, ma tegin sulle ruumi minu koju. Ma arvestangi sinuga, ma arvestan, et sa tahad läbi saada minu lastega. Ma arvestan sinuga, ma arvestan, et sa austad meie kodu reegleid. Ma arvestan sellega, et sa austad seda, millega minu lapsed on harjunud. Muidugi ma arvestan sinuga. Ma arvestan sinuga, sest ma jälgin sind ja ma jälgin sind. Ma arvestangi sinuga. Ja see on maksimum arvestamine. Mitte mingisuguseid reegleid kuskilt otsast muutma ei pea, mitte mingisuguseid kompromisse, mitte mingisuguseid, mis need on need? Oh, issand jumal, läkski meelest ära. Ühesõnaga, sa ei pea hakkama taluma mitte midagi, mis ilmselgelt ei sobi. Kui sa ise oleksid nõus neid asju taluma, okei, lase käia, mida iganes, on ju. Kui lapsed on mängus, kõik jutt muutub. Kui sa ise enda eest ei suuda seista, siis vaat laste eest sa pead suutma seista. Nii kui õhkkond läheb toksiliseks, nii kui õhkkond muutub selliseks, et midagi on kahtlane, kohe võtad teemaks, kui ta ei ole nõus midagi muutma, kui ta ei mõista, kui ta aru ei saa, siis viska välja, mine minema. Mitte mingi moega ei tohiks seal olla see küsimärk, et või see kirjutad kuskile foorumisse või kuskile siuksesse kohta, et nagu appi, nüüd on meil nii. Mida ma tegema pean? Kuidas ma saan asja parandada? Või võõrad inimesed, kes ei tea mitte midagi, mitte millestki, tulevad sulle selle ühe jutulõigu põhjal nõu andma või? Ja sa usud neid või? Mida sa ise sees tunned? Sinu lapsed. Sul on kohustus kaitseda neid. Kõige halva eest. Mis küsimus seal on üldse? Mis mõttes on mingil võõral inimesel nii palju võimu sinu ja sinu laste harjumuspärase elu üle? Kuidas see võimalik on? Miks sa lasid selle nii kaugele? Kui see uus inimene, sinu uus partner, kusjuures isegi siis, kui sa oled see vanem, kes elab enda lastega lahus, siis on ju. Sina leiad omale uue elukaaslase ja siis ilmneb, et su lastele see ei sobi. Jah, sa peaksid vägagi oma lastega arvestama. Kas sa tahad oma lastega suhelda või? Kas sa tahad, et nad sul külla tuleks või? Sest ma tean olukordi, kus nende uute abikaasade ja uute partnerite pärast on lapsed lakkanud suhtlemast oma vanemaga. Ja see vanem ei saa aru, mis toimub. Kuidas see küll võimalik on? Miks küll? Aga kus sa olid siis, kui see uus partner ära rikkus need suhted? Kus sa siis olid? Miks sa suud lahti ei teinud? Miks sa ei seisnud oma laste eest? Miks sa siis oma lapsi ei vali? Mis küsimused sul üldse olla saavad? Mõtle natukene tagasi. Enne seda uut partnerit, enne seda partneri tekkimist, kuidas sinu suhted sinu lastega siis olid? Olid hästi, kõik oli okei, kõik toimis. Ja siis tuli tema. Ja nüüd juhtus midagi. Ilmselgelt on nagu juhtus seal midagi. Millest sa aru ei saa? Ja kuidas sul saab seal üldse küsimus olla, kuidas sa edasi toimid? Sul on 2 varianti. Kas sa paned selle inimese paika? Või siis sa jalutad minema? Sinu armumine ei tohi mitte kunagi olla selles mõttes tähtsam. Ja jah, ma tean, kuidas see kõlab jälle. Aga no, päriselt ka. Ma räägin seda juttu lihtsalt sellepärast, et ma olen aastaid juba jälgin seda kõrvalt, kuidas inimesed lihtsalt lasevad uutel partneritel endale pähe istuda ja nende lapsi kamandama hakata. Niimoodi, et need lapsed on tõugatud ära nende harjumuspärasest turvalisest keskkonnast. Ja jah, ma olen ise ka seal olnud ja jah, ma olen ise ka selle läbi teinud. Minu see vägivaldne suhe, mis mul oli, see vaimselt vägivaldne.
need vaimsed vägivaldsed suhted on selles mõttes ikka kuradi geniaalsed, nad keeravad su ajukeemia ikka niimoodi pea peale, et see on midagi fantastilist lihtsalt ja seda kõige halvemas mõttes, mis see olla saab. Ühesõnaga, olukord oli selline. Üks mu lastest elas oma isa juures, on ju. Nii. Ja ma ei saanud aru, kuidas see niimoodi läks. Et see minu uus tüüp ei arvestanud seda last, kes eemal elas, meie pere hulka. Aga mina ei ole mitte kunagi niimoodi vahet teinud. See on minu laps, esiteks on ju, seal ei olegi mitte mingit vahe tegemist. Aga vahet ei ole, kus ta elab, ta on meie pere. Vahet ei ole selles, ta on meie pere. Aga selle tüübi jaoks tuli välja, et ei olnud. Ja ta isegi mainis seda mulle korra, et nagu nii mööda minnes, vaata, hästi õrnalt. Nagu need nartsud teevad. Hästi vaikselt, hästi leebelt, niimoodi, et sa ei saa arugi. Hakkad ise mõtlema, et kas oli nüüd nii või ei olnud või. Nii, anyways. Ja siis see sekund, millal minu klikk peas ära käis, et midagi on vaja nüüd kohe muuta. Ehk siis lahku minna, see tüüp nagu temast lahti saada. See oli see sekund, kui toimus mingisugune see plaanide panemine jälle, mis me nädalavahetusel teeme, et lähme jälle maale ja värki, on ju. Ja see oli just too nädalavahetus, kus mul see tütar pidi tulema jälle minu juurde siis. Ja siis ma ütlesin sellele tüübile, et kuule, tegelikult äkki ei läheks maale, vaata, et mul tütar tuleb siia ju. Ei, me ikka peame maale minema, mingisugune kuradi ähkimine ja puhkimine, mingi draama tuli sealt, on ju. Ja siis mina, okei, davai. Kõrvad lontis nagu ma olin sel hetkel, sõnakuulelik. Allutatud siis juba. Ja ma pakkusin talle uue variandi veel, et okei, me lähme maale, ma saan aru. Meil on buss, meil on suur auto. Nagu, ma ei mäleta, mitu kohta seal oli, igastas nagu, aga võtame tüdruku kaasa. Ja võt siis tuli see hea kild. See tüüp ütleb mulle telefonis, et kes ta on selline? Miks ma peaksin seda last oma koju viima? Kes ta on selline? Ta ei elagi siin. Ja siis mul jõudis kohale, mul käis reaalselt nagu mingi füüsiline klikk käis peas ära nagu, mis valikuid ma teen? Nagu, kuidas ma olen lasknud selle asja nii kaugele minna. Okei, toru läks kinni, on ju, või see kõne läks kinni, bla. Ja ma lõpetasingi. Järgmisel sekundil helistasin talle tagasi ja ütlesin, et sorry. Ma ei saa enam nii. See suhe on läbinud. Ja see oli ainult selle pärast, et see laps, see olukord selle lapsega tegi minu peas selle kliki. Jah, see oli nii vaimselt vägivaldne suhe ja jah, ma nii juba mõtlesin selle peale, et mul on vaja sealt välja saada kuidagi moodi, on ju. Aga see oli see, mis asjad pani hoopis perspektiivi. Mul ei olnud mitte küsimustki, nagu mul ei olnud plaani, mul ei olnud raha, mul ei olnud mitte midagi. Mul ainus asi, mis peas oli see, et mul on vaja sealt välja saada. See ei ole okei. Ja ma täpselt nii tegingi. Hoolimata kõigest, hoolimata ükskõik millest. Mu lapsed. Lihtsalt. See, mis edasi sai, see on juba omaette ajalugu, see selleks on ju. Aga lihtsalt see põhimõte seal taga. Kui sinu uus partner, ükskõik kui kaua te olete juba koos elanud või jumala eest olete juba abielus, on ju. Kui ilmnevad sellised aspektid, kes see laps selline on umbes või mingi ilmselge vahe tegemine enda laste ja siis selle nagu sinu laste vahet, on ju. Astu minema. Lõpeta see suhe ära. Sinu suhe sinu lastega kannatab selle all. Seal ei tohiks olla isegi mitte mingit küsimust. Päriselt ka. Mida sa edasi teed? Lahku lähed. Ja nii ongi. Sa saadki toimida, esiteks sa võtad selle teema üles. Sa käitud nii, mulle ei sobi see. Ja ma just mõni aeg tagasi siin oli ühe sõbraga oli ka see
see teema tuli üles, et kuidas serveerida neid asju. Ja mul see sõber ütles, et ta ühele inimesele, kes nagu, ütleme, et tegi midagi valesti, oleks ärevalt tema mingi asja ära lõhkunud, on ju, ja ta läks talle juurde ja ütles, et kuule, et ma näen, et sa teed seda asja nii, aga palun tee teistmoodi, on ju. Okei? Notid. Ja siis läks natukene aega mööda, see inimene tegi nagu täpselt samamoodi asja edasi. Ja siis mu sõber läks nagu uuesti niimoodi, et kuule, ma näen, et sa teed ikka veel niimoodi, et ära tee palun niimoodi, et palun lõpeta ära. Et ma näen, et sa teed nii, et palun lõpeta ära. Huvitav, kas lõppes ära või? Selles mõttes, et seal on nii oluline see, et sa ei lähe niimoodi, et ma saan aru, kõik see käib selle kommunikatsiooni ja sihukeste asjade juurde, on ju, aga on mingid sekundid, kus sa võid täiesti vabalt mitte ilusti rääkida. Sa ei pea olema kena inimesega, kes käitub nagu piece of shit. Miks? Selles mõttes ma olen ikka tohutult julm, jah. Tema käitub nagu piece of shit ja sina lähed niimoodi, palun ära ikka nii tee ja nii ikka ei sobi ja äkki teeks teistmoodi. Ei, sa võtad kätte, kuule miks sa nii tegid? Mul ei sobi see. Lõpeta ära. Ja kui uuesti teeb, siis on kõik. Sa tegid oma pointi selgeks. Kui täiskasvanud inimene ei võta sind piisavalt tõsiselt, et sind tõsiselt võtta, siis sellega on kõik öeldud. Sa ei pea hakkama täiskasvanud inimesele uuesti rääkima. Nagu mis asja? Kui sa juba ühe korra ütlesid, tegelikult peaks sellest piisama. Sinu enda tõsiselt võetavus kahaneb iga korraga, kui sa ühte teemat uuesti ja uuesti ja uuesti leierdad, siis sa muutud leierdajaks. Mis muutub? Tegelikult mitte midagi. Võib-olla see periood, kus ei käituta nii, see pikeneb alguses. Aga tegelikult sinu tõsiselt võetavus langeb. Sinu usutavus langeb kogu aeg, kuni lõpuks sõidetakse sust lihtsalt üle, sellepärast et sa niikuinii ainult räägid. Isegi kui sa paned sinna sisse mingisuguse ähvarduse, et kui sa nüüd ära ei lõpeta, siis on nii, mida iganes on ja siis me peame lahku minema, blä. Ja seda ei juhtu. Sa lased ikka seda asja teha. Ja ma ju ütlesin sulle, nii ikka ei sobi mulle ja blä. Nii ja mis sa ette võtad? Reaalselt jaluta minema. Make your point. Tee ennast see. Video viskab kinni vahepeal. Oli ka mäluga mingi teema. Okei, ühesõnaga. Tee ennast selgeks. Tee niimoodi, et seal ei oleks mitte mingisugust kahtlemist. See on ainus viis, kuidas sa kellegile kohale jõuad. Sa ütled midagi, sa esitad mingisuguse statementi ja sa jääd selle juurde ükskõik mis. Pärast nuta patja või karju või ma ei tea mida iganes, on ju. Aga kui see inimene tuleb sinu koju, sinu laste juurde ja ta ei muuda enda juures mitte midagi ja eeldab, et kõik teised muutuvad tema järgi, tema ei kuulu sinu ellu. Sul on vaja tast lahti saada. See ei ole see inimene, kes oleks su lastele eeskujuks. See ei ole see inimene, kellelt sinu lapsed peaksid vaatama, mismoodi suhe välja näeb. Ja sina ei ole ka seal juures hea eeskuju, et näidata oma lastele, milline terve suhe välja näeb. Sina pead olema oma lastele eeskuju. Kuidas seista enda eest. Kuidas oma piire seada. Kuidas endale kindlaks jääda. Kuidas julgeda enda eest seista. On ju? Et võt. Sa oled oma lapsele päris suur eeskuju selles mõttes. Ja sellepärast sa peadki väga jälgima, mida sa teed. Igas mõttes. Aga siukene mõtteaine sulle siis täna siia.
ja jah, järgmiste videoteni. Tšau!